Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervist tennisesõbrad ja head uut aastat. Eetrisse minemas Matšpalli 73. episood. Esimene saade oli meil aastal 2019, 16. aprill ja külaliseks oli meil siis toona Michelle Lehtmets ja täpselt samas koosseisus nagu esimeses saates hakkame minema ka aastal 2022. Meil on mina endiselt saatejuht Gunnar Leheste, minu kaassaatejuht Riho Kallus. Tere. Tere, ütle uuesti. Tere. Ja Michelle Lehtmets. Tere ka minu poolt. Riho väidab, et tal klapid ei tööta, aga Riho siis saab ilma klappideta olla. Võta üldse ära. No see, et teid Delfi TV-s enam ei kuule, ei tähenda, et oma tennise kommenteerimise hobist oleks loobunud, et Inspira kanalis panete endiselt edasi, eks? Jah, eelmine aasta lõpp oli seda juba hobiks väga raske lugeda, et läks juba päris tööks, aga tõsi see on, jah. Väiksem auditoorium, väiksem pinge või? Ei tea, et ega ausalt öeldes, kui me seal nii-öelda stuudios 4 seina vahele oleme, ega meil suurt vahet ei ole, ma usun Rihoga, kas meid on 20 000 inimest kuulamas või 2000, et töö on töö. Tänast saadet alustame loomulikult kõige värskematest uudistest. Tegelikult kõige värskematest ei alustame ikkagi Anett Kontaveidist, kellele me sel nädalal oleme maruliselt kaasa elanud ja kui siin kardeti, et võib-olla see hoog, mis ta eelmise hooaja lõpus saavutas, ei jätku, siis nendel kartustel loomulikult alust ei olnud. Anett puuletas välja Sydney WTA 500 kategooria turniiril poolfinaali ja kaotas selle alles täna öösel Barbara Krejčikovale 3. seti kiires lõppmängus 12-14. Enne kui me sellest mängust räägime, kuulame võib-olla ära, mis Anett ise pressikonverentsil ütles. Ma arvan, et ma alustasin väga-väga hästi täna. Suutsin teda väga hästi liikuma panna ja võib-olla tema serv ei õnnestunud kõige paremini, aga siis teissetis ta kindlasti tõstis oma taset oluliselt, hakkas paremini servima, agressiivsemalt mängima. Et jah, väga selline tasavägine mäng oli teine set ja 3. set samamoodi, et ma arvan, et mõlemal olid mingid võimalusi, aga tõesti lõpuks niimoodi punkti haaval ja ma ei tunne, et ma oleksin midagi väga kehvasti teinud, ma andsin endast kõik täna ja mul on hea meel, et ma olen see nädal head tennist mänginud ja kaotasin väga tugevale vastasele, kes mängis väga hea mängu, et selles mõttes üldiselt ma ei ole väga pettunud või kurb täna. Võid sa selle nädala pealt minna enesekindlalt Austraalia Openile vastu, et oled kõigega rahul, mis see nädal näitasid? Üldiselt küll, jah, ma arvan, et ma mängisin korralikku tennist ja eks muidugi on mingeid asju alati, mida saab paremini teha, iga mäng. Aga üldiselt ma tunnen ennast hästi ja ma arvan, et saan hea tundega ja sellise positiivse meelega minna järgmist nädalat mängima. No jälle uus olukord enne uut slammi, olete esimest korda 6. asetus. Kas see paneb sulle mingid suuremad pinge, et lähed sa kuidagi teistmoodi turniirile vastu kui varasemalt? Ma ei tunne küll praegu, et oleks kuidagi midagi teistmoodi, et ma olin ka siin turniiril kõrgasetus, et ma ei tundnud, et see oleks kuidagi mingisugust erilist suurt pinget. Eks see pinge on täpselt nii suur, kui suureks ise selle mõtled, et selles mõttes ma ei tea, mul on hea meel, et ma olen suutnud neid mänge nautida samamoodi nagu eelmine aasta, mis oli minu jaoks võib-olla kõige suurem muutus, siis et mul on hea meel, et ma olen selle sama nii-öelda joone peal suutnud jätkata ja ma loodan, et ma suudan seda ka järgmine nädal teha. Sellised jutud siis Anett Kontaveidiga tänasel pressikonverentsil. No teie mehed seda matšiga kommenteerisite. Kui kiire lõppmäng mängitakse 12-ni, siis mis neid kahte naist täna lahutus?
Lahutas juuksekarv sõna otseses mõttes, kuigi Barbara Krejcikova ise peale mängu ütles, et tundus, et tema närv pidas paremini vastu, siis ma sellega ausalt öeldes Krejcikovaga nõus ei ole, et tema närv pidas küll vastu, aga ma ütleks, et Anett küll midagi ära ei pudistanud, et noh, lihtsalt keegi peab selle matši võitma ja seekord läks see sedasi, aga noh, ma räägin, seal oli ühes pallis ju kõik kinni, et väga soliidne mäng ja kindlasti ma arvan, et võib-olla pikas perspektiivis, kui me arvestame, et Austraalia lahtised kohe-kohe algavad, et ma usun isegi tegelikult, et hea küll, kõik tahavad võita, aga võib-olla isegi see tuleb Anettile kasuks, et ta siin mõned puhkepäevad saab ja oluliselt värskem on, kui siin võib-olla homme veel see finaal mängida, mine tea, võib-olla see on veel ka kahe poole tunnini ja siis me ju ei tea, mis päev ta peab oma esimese ringi mängima, et võib-olla võimalik, et see oleks juba esmaspäeval, et pigem positiivne kõik. Jah, pean Micheliga nõustuma, et see nii-öelda peaproov Grand Slamiks ikkagi oli väga ilus ja eilne mäng oli väga kõrgetasemeline mõlemalt poolt, et lõpuks ega ei lahutanudki mitte midagi, neid kahte täiesti võrdsega mängisid, et minu jaoks oli väga julgustav see, kuidas Anett ikkagi mängib praegu ja kuivõrd raskeks ta teeb elu vastasele ja eile nad näitasid ikkagi suurepärast mängu mõlemad. Sa räägid eile ehk täna hommikul, jah. Tund aega sai ju magada, nagu oleks päeva ära maganud vahepeal. No Anett siis kaotas ainult ühe seti 4 matši peale, alistas Shuai Shangi 6-3, 6-3, Elena Gabriela Ruuse 6-3, 6-1, Ons Jaböriga jäi matš kahjuks poolikuks, 6-4 võitis avaseti. Kaks seti kaotas ikka, muidu ei saa mängu kaotada. Jaa, 2 seti, jah, vabandust. Täheldate ta Aneti mängus mingeid muudatusi ka seal üle talve? No me Rihoga seda kõige esimest mängu seal kommenteerisime, kui ta mängis Shang. Shui Cheng. Shang. Jah, ei, me seda ei kommenteerinud, seda sa olid see mäng jäi ära. See rumeenlannaga. See ülekanne jäi ära. Ülekanne jäi ära, jah, et esimene ülekanne, mida me rumeenlannaga tegime, siis Riho mulle siin korra nagu sosistas, et tundus, et võib-olla liikumine alguses ei olnud kõige parem, aga usun, mida mäng edasi, seda paremaks see kõik läks, et ma ei näinud küll kuskilt mingit nõrka kohta, et noh, nagu isegi Anett ise ütles, et alati võib kõike paremini teha, aga jah, esimene mäng, tõrje jättis soovida algus, aga kõik see on sisseelamine, et igati positiivne kõik. Jah, need 2 esimest mängu olid ikka absoluutselt teisest puust ja absoluutselt teised vastased. Ons Jabeur ja Barbara Krejcikova on ikka maailma täielikult tipud, top 10 mängijad, et olulised olid just need 2 matši, mis Anett väga hästi mängis. Et ta ise tunnistas ka, ja et turniiri alguses natuke käima saamine ja moment oli, aga see ei mängi mingit rolli. Barbara Krejcikova mängib siis homses finaalis Paula Badosaga. Oskate ennustada ka, kummale poole võiks see mäng kalduda? No, ennustamine on alati libe tee, aga siin me kahjuks selle mõttega terve seda saadet täna teeme, et me üks suur ennustamine siin pihta hakkab, aga mina julgen öelda ja kui me siin aasta võtsime kokku, kui me siin pikad kommenteerimised olid siin neljakesi, mina, Riho ja Toomas Kuum ja ka Allar Int, et siis me tegime sellise väikese ennustusvõistluse seal omavahel, et mis järgmine aasta üldse toimuma hakkab ja mulle hirmsasti on selline tunne, et üks naine võib see aasta Grand Slami võib-olla ka 2 võita ja mul oli see tunne, et see võib äkki Paula Badosa olla, et väga ilusate sammudega ja väga veenvalt mängib viimasel ajal, et ma usun küll, et homne mäng on homne mäng, et on ka ta küll finaal, aga samamoodi see päris suurt pilti meile ei näita, aga ma usun küll, et Paula Badosa on see, kellel peaks see aasta silma peal hoidma. Ja kahtlemata, et ta on väga hea mulje jätnud aga loomulikult eilne mäng Anetiga Barbara Krejcikova poolt oli ka ikkagi hoopis teisest puust, kui me nägime Barbara Krejcikovat Mehhikos.
et mängis ka väga-väga head mängu. Ei oska muidugi öelda, ei ole ühtegi Paula Badosa mängu näinud Sydneys, et ei tea, mis soost ta seal üldse on, et raske öelda. No tegelikult oleks tabel jäänud selline, nagu ta algselt loositi, oleks Anett pidanud üldse poolfinaalis mängima Ashley Bartiga, aga Barti, kuna ta võitis Adelaide'i turniiri, võttis ennast Sydneyst maha, et saaks ühe vaba nädala enne kodust slämmi. Kahju, eks oleks tahtnud Bartiga hoopis mõõtu võtta. Kritšikovaga alles madistasime. Jah, mine tea, et võib-olla tõesti oleks tahtnud Bartiga mängu näha, sest minu teada vist Ashley Bartit ta võitnud ei ole, Anett Kontaveit, et oleksid ei maksa midagi ja kui me eeldame, et Ashley Barti on üks Austraalia lahtiste peafavoriite, vähemalt kihlvekontorite arvates peafavoriit võidule ja mõistagi meie loodame siin kõik Anetile, et siis me peame seda mängu ka lõpuks nägema. Aga lähmegi Sydney turniirist sujuvalt üle Australian Openi tabelile. Aneti tabeliveerand. Neljapäeval siis selgus, et alustab turniiri Katerina Siniakova vastu, keda ta eelmisel aastal võitis nii Clevelandis ja Moskvas. Mäletatavasti mõlemad turniirid Anett võitis ja kogu omavaheliste mängude seis on 4-1, ainult 2018 US Openi avaringis sai siis Siniakova võidu Aneti üle. No kuidas seda tabeliveerandit üldiselt hinnata, et teises ringis kas endine juunioride esinumber Clara Dawson, kes õige napilt oleks peaaegu ükskord Eestisse tulnud, või siis Astra Sharma, keda Anett on ka Austraalias võitnud. Esimesed 2 ringi, julgen mina küll öelda, peaks olema kohustuslik läbida. No kui sa nii ütled, aga su jutus on palju tõde, et tõepoolest, et vähemalt minule ja ma usun teile kõigile oleks suur pettumus, kui Anett nüüd sellel turniiril 3. ringi ei jõua. Ja ilmselt ka 3. ringi kaotus oleks ikkagi pettumus, et jah, et esimesed 2 on sellised kohustuslikud võitu, mis sealt edasi hakkab toimuma, eks me seda tabeli veerandit võime siin vaadata nii või naapidi, aga paar päris, ütleme 3 kõlavat nime siin, vähemalt mina loen välja peale Aneti, kes siin sellest tabeli veerandist edasi võiks minna kindlasti Garbine Muguruza ja Emma Raducanule mina julgesin see turniir midagi positiivset pakkuda ja kindlasti heas oos on jälle Simona Halep, et kas võitis eelmine nädal turniiri lausa ja muidugi Elena Rõvakina, et Elisa Mertens pigem on sellisel viimase ajal sellisel allakäigutrepil. Emma Raducanu, ma vaatan, on saanud endale 17. asetuse elu esimeseks Australian Openiks. Ma ei tea, kas sellist trikki on keegi kunagi üldse teinud. Jah, aga nagu ma ütlesin peale nende USA lahtiste võitu, et suure tõenäosusega võib sealt selline Grand Slami pohmakas tulla ja vähemalt mulle tundub, et see kestab senini, et midagi peale seda ei ole ju Raducanu sisuliselt tenniseväljakul näidanud, et midagi väga positiivset, et pauk luuavarest tuli ja oli tõesti hea turniir, aga et Emma Raducanu võiks siin turniiril kas või veerandfinaali või poolfinaali jõuda, mina küll ei julge seda pakkuda. Ma julgeks pakkuda, et selles tabeli veerandis võib-olla isegi praegu vaadates seda hooaja algust kõige valusam nimi võib olla Elena Rõbakina. Jah, olen suga nõus, Rõbakina või Halep on tõesti siin päris valusad, aga muidugi Muguruzat ei saa ka kunagi maha matta, ikkagi ka ju mängis ka see aasta siin ju sellel turniiril vist ikkagi 3. või kuhugi ringi ta sinna jõudis, ei jõua, kõik need seal peas ei ole, et ka ikkagi väga kogenud hispaanlanna ja ikkagi eelmise aasta lõppu näitas meile, et ikkagi väga ohtlik mängija. No oleks ju magus Kontaveit Muguruza kordusmatš ja Mehhiko eest revanš võtta. No sa mainisid Rõbakinat, ma ütlen kuulajatele ka, et Rõbakina kaotas siis Partile Adelaide'i turniiri finaalis 3-6, 2-6, aga 3. ringi vastasest veel rääkides, siis
asetuse järgi peaks sinna tulema Daniel Collins, kuigi ei saa ka ju maha kanda Shelby Rogersit kindlasti. Danieli Collinsit on Kontaveit võitnud 2020 US Openi avaringis, kui minu andmed paika peavad. Küll 3 setis, et midagi kerget Collins Anetile ei kinkinud toona. Jah, aga Anett, veel kord, nagu me juba rääkinud oleme, et Anett on hea soos ja kindlasti suur favoriit on ta olemata sellest, kas sinna tuleb Shelby Rogers või Daniela Collins vastu. Räägime Kaia Kanepist ka, pole täna teda veel maininud. Kõigepealt Kaia ju, kus tema nüüd mängis? Tema mängis Melbourne Somerset 1 nimelist turniiri, see oli siis kategooria võrra madalamal kui Sydney ehk siis VTA 250. Võitis avaringis rumeenlanna Jacqueline Cristiani väga põnevas matšis 6-7, 7-6, 6-2 ja kaotas siis teises ringis Ana Konjuhile 6-2, 3-6, 6-3. Ana Konjuh on ka muuseas Aneti võimalik 3. ringi vastane. Jah, ma vaatan seda Aneti tabeli veerandit ja tegelikult et kui nüüd õnnestub sellest esimesest astmest üle saada nii-öelda Angelika Kerberi, aga siis on paberil loos Kaia veerand. Vabandust, jah, Kaia, et siis on loos päris hea, et seal võib siis vastu tulla Pučko või Qualifier ja ega seal tabeli veerandis väga kedagi ei olegi ja Arina Sabalenka näeme ise kõige jälle säravam nimi mõistagi seal on, aga kui ta ikka paugutab jälle 20 pluss topeltviga, siis võimalik, et ta seal esimese või teise ringiga piirdubki üldse. Jah, ja viimane omavaheline kohtumine läks ju ka Kaiale. Nende omavahel, jah. Ja 4. ringis paistab Leila Fernandez jälle, kellega Kaia, kas ta kohtus US Openi avaringis? Ja no see oli see õnnetu mäng, kui Kaia tegi teises setis murde ja tuli see vihmapaus, et see vihmapaus ei mõjunud hästi. Ja ikkagi sai sealt murde tagasi ja võitis selle 2 setis Leila Fernandez, et see matš oleks võinud minna ka teistpidi võib-olla, kui seda pausi poleks tekkinud. Aga Leila Fernandez ei ole ka ju viimasel ajal meile midagi näidanud. Et Kaia sai seal tegelikult juba päris korralikult tambad taha seal mängus. No Kaia Kerberi vastasseisu peetakse üldse kõige huvitavamaks, üheks huvitavamaks selles tabelis. Väga huvitavaid meeme ja Twitteris jautse hakkas jälle tulema, kui see loosimine paljastati, kuidas Kerberi fännid jälle aastavad, et kõik aastavad, kui esimeses ringis Kaia Kanepi on vastasega. 2 tõelise veteranmängija, kui nii võib öelda, mõõdu, et ega väga palju me tabelis vanemaid mängijaid ei näe, muidugi Samantha Stosur peaks selle ka veel kuskil olema, aga tema enam kellelegi ohtu ei tohiks valmistada. No aga vaatame seda tabelit ka üldisema pilguga. Võtame need Eesti prillid eest ära. Me juba vaatasime, et üks tabeliveerand sattus siin kuidagi kahtlaselt eriti tugev, et Ashley Barti teekond poolfinaali on tehtud kuidagi mega raskeks, veerandfinaali. Nojah, hästi palju on säravaid nimesid, tõesti see esimene veerand on nimeliselt kõige võimsam vähemalt mulle, aga eks neid omavahel mängudes hakkab ka ära kukkuma mõistagi, et seal tabeli veerandis on tõesti siis Ashley Barti, Belinda Bencic, Camila Giorgi, siis me leiame sealt veel Naomi Osaka, Oncha Bööri ja veel takatipu Maria Sakkari, et no raske on nagu tugevamat tabeliveerandit nii-öelda nimeliselt kokku panna, aga mõistagi kõigiga nendega ei pea ka parti mängima, aga ega tal lihtne ei ole, jah. Riho, oled sa endale leidnud lemmikmatši avaringidest? No ma arvan, et see võib-olla võiks see Kanepi Kerber olla minu lemmikmatš kindlasti, mida väga põnevusega ootan, kuigi ega need viimased omavahelised kohtumised on ikkagi läinud Kerberile. Varasematel aastatel on Kaia teda suutnud alistada, aga kindlasti on see üks selline mäng. Kas te leiate üles, kus on meie 3. eestlanna Rebecca Peterson? Millisel real? Võitis ju alles Arina Sabalenkat. Number 100 on täpselt Peterson. Vastane siis Saville. Jah. Saville, jah, Austraalia wildcard. Ja siis on Iga Swiatek. Põnev. Võidu korral.
aga ma ei tea, tõmbame naistega kokku, võib-olla vaatame koefitsiente, mis meie hea sponsor Unibet pakub, et üllatavalt kõrgelt kohalt leiame tegelikult Aneti, asetust arvestades igati väärikas koht, aga arvestades, et ta pole kunagi poolfinaali jõudnud, siis 16,0 Aneti võidukoefitsiendile on ju päris soodsalt pakutud. Temast eespool on ainult Ashley Barty 3.50, Naomi Osaka 7.00, Muguruza 13, Simona Halep 14 ja Swiatek samuti 14. No eks Anett peabki seal olema, ega vaadates, mis on toimunud viimasel ajal, siis see on tegelikult päris adekvaatne, nii ongi. Seis ongi nii. Jah, täpselt nii. Et liialdamata võib öelda, et Anett on hetkel kuumim nimi VTA karussellis. No kindlasti, kahtlemata. Vaadates viimast, ma ei tea, 40 matši näiteks. No muidugi. Tõmbame naistele joone alla, laseme korra kõlli vahele. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Natukene šokki siia kõrvaklappidesse, aga no meeste tabel, no me ei tea veel tegelikult, milline see täpsemalt välja joonistub. Nagu olete ise ilmselt uudiseid kõik vaadanud, hirmus trall käib Novak Djokovic'i ümber, püüan seda nüüd mälu järgi seda kõike kokku võtta. Oli see kas juba 2 reedet tagasi, kui ta teatas Instagramis, et mul on taskus eripilet või eripääse. Vaktsiini tal loomulikult õlas ei ole ja lendas siis Melbourne'i, maaldus ilusti Melbourne'is, aga passikontrollist läbi ei saanud, paigutati koos tarakanidega mingisse odavasse hotelli ja seal ta siis istus kuni esmaspäevase kohtuistungini, mille ta võitis, viisa sai kätte tagasi, pass anti tagasi, samal õhtul pääses juba treenima ja siis kuni tänase päevani on ta treeninud ja täna siis Austraalia immigratsiooniminister tühistas ta viisa uuesti ja nüüd, kui enne saadet sai nüüd jälgitud viimased uudised, siis pühapäeval eeldatavasti peaks olema järjekordne kohtuistung. Kas ta jääb vabadusse või ei jää, seda ma ei tea, ilmselt jääb. Vabatahtlikult ta lennuki peale ei istu, võitleb lõpuni, kui juba nii kaugele mindud sai. Aga mis me siis ütleme selle kohta, et kas Novakit või Novaksi, nagu keegi tahab öelda, kiusatakse või Djokovic ajab lihtsalt jonni? Väga, et eks mängida tuleb nende reeglite järgi, mis mis päritolumaa on pannud, et kui Austraalias sellised reeglid on, siis võib see meeldida või mitte meeldida, aga reeglid on sellised ja ütleks, et ta ju mängis, ta sai eriloa, kiitis heaks Victoria osariik, Australian Open loomulikult. Aga palju neid valesid sealt vahepeal siis välja tuli jälle, et ta on käinud seal, andis positiivse koroonaproovi, käis lastega seal pilte tegemas kodumaal, siis vahepeal tegi mingi salakäigu Mallorcale, millest ta üldse kedagi... Marbellale vist. Või Marbellale, no vahet, jah, Marbellale. Ja millest ta jälle kedagi ei teavitanud, et nagu kumbaline, et Djokovic-sugune staar selles suhtes, et ta, ma ei tea, kas ta siis tõesti mõtles, et see välja ei tule, et ta Marbellal käinud on, et keegi teda ei näinud seal või ühesõnaga üks suur pudru ja kaps, et kui algus võis öelda, et asi on bardakk ja siis on juba tõeline kamma ja siis enam, mis praeguseks juba on öeldud, selle ei olegi nagu sõnu enam, et ei oska öelda, aga mind lihtsalt huvitab see, et okei, Djokovic kaebas selle nüüd edasi, et mis ta nüüd seda 3 päeva seal teha saab, et kas ta lükatakse seal jälle kuhugi tarakanide sisse, nagu sa ütlesid, või saab ta trenni teha, aga igal juhul see kõik on ju mängijale, et isegi kui ta nüüd suudab seda sinna tabelisse kuidagi jääda oma advokaatide nii-öelda abiga, et mida see kõik selle mängija psüühikaga teinud on ja füüsisega, et kui Djokovic nii-öelda 6 aega tagasi läks, oli minemas Austraalia lahtistele ülisuure favoriidina, siis praegu väga keeruline on näha, et Djokovic võiks siin 2 nädala ja pisut päevad otsa siin selle 10.
karika ja peakohale tõsta. Kuu aega tagasi me arutasime, kas ta üldse läheb. Vahepeal ta avaldas väga suure uudise, kui te nägite seda transkriptsiooni, mis ta seal tollis rääkis, et ta avaldas, et tal ei ole vaktsiini. Jah, tegelikult kui vaadata seda veel suuremat pilti ja see trall hakkas ju pihta aastal 2020 sellest, kui ta korraldas Serbias näidisturniiri ja seal juba oli suur bardakk ja samal ajal ütleme nii, et teisel pool maakera oli ju see koht, kus oli kogu ühiskond nii lukus, kui üldse olla sai. Austraallased olid ju 260 päeva kodus luku taga, nii et need on kaks täiesti vastandlikku seisukohta, et kogu see asi on tõmmanud sellele asjale veel nagu eriti hoogu juurde, aga muidugi sportlikus mõttes kahju, et tegelikult olukord on ju viimane pool aasta ikkagi ülipõnev olnud alates olümpiast, kus ju Zverev tegi Djokovic'iga, mis tahtis, siis tuli kaotus finaalis Danil Medvedevile, siis ikkagi tegelikult Novak Djokovic mängis suurepärase turniiri Pariisis, võitis Pariisi Mastersi ja aastalõputurniir ka veel Zverevile, nii et ega see seis on ülipõnev meeste tennises, et oleks muidugi tahtnud näha, mis seal nii-öelda oleks võinud juhtuda ja nüüd on ju Nadal ka veel tagasi turniiri võit all siin soojenduseks, et aga jah, nagu sa ütlesid, suur tsirkus on käima läinud ja nüüd olukord on kõik osapooled, kes selles tsirkuses osalevad, on ennast ikka korralikult alla lasknud, võiks öelda. Nurka mänginud, täpselt, jah. No ma arvan, et kõige rohkem peaks häbi olema Austraalia Openi korraldajatel, kes ei suuda oma mängijate eest või ma ei tea, seista või kindlaks teha, kas nad võivad siis riiki tulla või mitte. Et arvatakse, et kui Djokovic poleks seda Instagrami postitust teinud, oleks vaikselt öösel maandunud, poleks jõudnud seal valitsusametnikud hakata lillegi liigutama ja ta oleks rahulikult võinud edasi seal pallida. Et seda ma ei usu, ma arvan, et sellest niikuinii käima tõmmatud see saag, et see tundus, et seda protsessi enam ei peatata, aga nojah, tagantjärgi mõeldes esimene viga oli see, et üldse seda riiki lasti, et miks siis üldse inimene kohale lendas, talle eriluba anti ja nii edasi, et aga nüüd on kõik tagantjärgi targutada, aga olukord on jah väga-väga naljakas ja kentsakas, terve maailm räägib sellest iga nurga alt. Ma arvan, et igas teises riigis, paneme nüüd olukorda, et ta mängiks näiteks Eestis. Meil siin ju rikutakse pidevalt igased reeglid ja siis menetletakse seda üldmenetluse korras Terviseameti poolt ja politsei poolt, et ta saaks rahulikult mängida, maksaks sealt natukene trahve, mõned tuhanded. Nojah, sa võrdled Eestit ja küll, aga võrdleme siis niimoodi, et kui ta oleks Hiinas niisuguse kama hea korraldanud, ta oleks võib-olla 10 aastaks vangi pandud seal praegu, et eks need on erinevad asjad, aga veel kord, vähemalt mina ütlen nii, et kui riigil on mingid reeglid ja need on paigas ja siis meeldivad või neid ei meeldi, ka minu jaoks tunduvad need suhteliselt absurdsed, tegelikult me kõik ju teame, et Novak Djokovic, nagu ka ütles Austraalia tervishoiuminister või keegi, et ta tegelikult ju mingi nakkusohtlik inimene ei ole mitte kuskil, aga me ei saa seda, samas Austraalia valitsus on ka nii-öelda seotud, et ta ei saa ju erandit teha, et teeme nüüd Djokovic'i erandi ja ärme nüüd ülejäänud 10 miljonit inimest elavad seal oma korterites ja mitte 10 miljonit ja küll miljonid inimesed võib-olla ei saa seal oma toimetusi teha, et lihtsalt nii ei saa, et loomulikult Austraalial oleks ju, kogu Austraalia riigil oleks ju ikkagi see väga suur reklaam, kui Djokovic oleks nii-öelda terve ja tuleks ja mängiks seal Austraalias ja võidaks oma 10. ja see oleks ju tohutu reklaam, aga mida ei saa, seda ei saa, et mina arvan, et Djokovic ikkagi suures plaanis kaebab, mis ta kaebab, aga suure tõenäosusega ta ikkagi sealt koju saadetakse ja vähemalt ma ei tea, ma ei ole mingi juristi haridusega ja keegi me neid nüansse seal ei tea, aga parem oleks pigem kiirelt jalg lasta, kui lõpuks võib-olla tõesti seal türmi sattuda mingiks hetkeks. No Djokovic'i valede jadast rääkides, siis olen kuulnud isegi sellist spekulatsiooni, et ei tea, et kas tal see positiivne proov üldse oli positiivne seal 16. detsembril, sest tänu sellele positiivsele proovile ta nii-öelda selle eriloa ainult saigi, et ta on hiljuti läbi põdenud. Küsimärk on siin see, et miks ta alles 2 nädalat hiljem teatas, et ta oli positiivne, kui aastal 2020 sa mainisid seda Aadria mere turniiri või mis tal oli see turnee, siis ta ju teatas kohe, et ma olen positiivne.
no väga õigel kuupäeval igal juhul see koroona taaskord teda külastas ja mulle meeldis Rafael Nadali ütlus, et tegelikult ta ju teadis, millise tulega ta mängib. Et kui on öeldud reeglid, pead olema vaktsineeritud tuled, siis tegelikult oli ette teada, et kui sa niimoodi lähed, siis võib juhtuda mida iganes ja ta oli teadlik sellest, et eks tal tuleb endale ka tuhka pähe raputada muidugi. No vaevalt ta muidugi arvestas, et see nii suureks puhutakse. Seda ei osanud meist keegi vist arvata. Jah, Aga rääkides nüüd sellest, mis juhtub, kui me võtaks Novak Djokovic'i siit esimeselt tabelirealt ära, siis on välja tuldud sellise reegliga, mida meie siin keegi polnud varem kuulnudki, et kui esimene asetus loobub, siis tema... Kui esimene asetus on vaktsineerimata, see on uus reegel. Covidi reegel. Kui esimene asetus on vaktsineerimata, siis tema asemele tuleb 5. asetus, kes antud juhul on Andrei Rubljov. Vaktsineeritud Rubljov, jah. Vaktsineeritud Rubljov kohtub siis esimeses ringis Miomir Kecmanovitšiga. Ja Rubljovi kohale tuleb 17. asetus Gael Monfils, kes kohtub siis, tema saab endale koha number 97 ja Gael Monfils saab endale vastaseks itaallase Gianluca Mageri. Ja sellel uuel reeglil tehakse juurde siis 33. asetus, milleks saab Aleksander Bublik, kes liigub Monfilsi kohale reale number 9, vabandust. No oleks potentsiaalselt teises ringis kokku minna omavahel niikuinii. Number 9 ja kohtub argentiinlase Federico Coriaga. Ja mis siis saab Bubliki kohast real 11, juhtub see, et selle saab endale kvalifikatsiooni üks lucky loser. Kuidas lucky losereid muidu selgitatakse? Lucky losereid selgitatakse edetabeli kohaga, jah. Kaotajad. Kaotajate parim edetabeli kohta on kõigepealt saab esimese lucky loseri koha. Mis te arvate sellisest skeemist, mis ma just ette lugesin? Ju ta õiglane on, ega jah, et tavaturniiril on ju põhimõtteliselt, kui viimasel hetkel esimene asetus loobub, siis on saab lucky loser kohe seal esimese asetuse mingil taval ATP 500 või 250 turniiril, aga ju see Grand Slamil, mõnes mõttes on see õigem, keerulisem ta on, aga mis siin ikka keerulist on, et 3-4 nime ümber tõsta ja kõik ju toimib edasi. No see loosimistseremoonia oli ka pärast tsirkus, see vist lükkus seal kuskil tunni võrra edasi, kuna ei olnud teada, mis sellest Djokovicist saab, tol päeval ei otsustatudki midagi. Lõpuks siis tehti ikkagi loosimine ära, see oleks ju veel narrim, kui see loosimine ootaks ka nüüd pühapäevani siin. Ei, seda ei saa, jah, et loosimine peab varem ära olema, jah. Ja ega seal on ju ka pealtvaatajatega vist päris keeruline, et nüüd vist täna tuli uudis või millalgi, et 50% on see täituvus. Jah. Et mine tea, et ma ei tea selle Austraalia selle COVID olukorda, aga mul üks tuttav seal elab ja seal on ikka põhimõtteliselt nii, et kui linnajaos keegi mingi positiivse proovi annab, siis ülejäänud linnajagu lukku lükatakse, et me ei tea lõpuni, et võimalik, et see turniir mingis hetkes on seal üldse ilma pealtvaatajateta ja mine tea, mis seal üldse toimub, igal väga segane, et siin tasub iga hommiku üles tõused Eesti järgi kell 8 või 7 või kes üles tõuseb, siis tasub igal uudiseid jälgida, sest seal võib minutitega ja tundidega kõike muutuda. Mina kuskilt lugesin, et Austraalia tegi ka mingi nakatumisrekordi just, et on ka olukord läheb halvemaks, et see ka veel lisab sinna tõrva tulla veel. Djokovicist rääkides ma tahtsin veel visata õhku küsimus, et mis te arvate, kuidas Austraalia publik teda võiks vastu võtta, kui ta peaks väljakule tulema mingi ime läbi? Tegelikult on publik teda väga armastanud alati, loomulikult 9-kordne meister, aga minu arvamus on see, et see 50%, kes seal on, kindlasti mingi osa teda ka toetab, aga ma arvan ikka, et pigem on ikka korralik vilekoor algus. Jah, et kui seal nii-öelda valel hetkel sekkutakse, siis see võib päris raske olla mängija jaoks. Et see oht on niikuinii õhus ja tõenäoliselt see nii saab olema ka, kui ta ikkagi platsile seal astub. No loosimistseremoonia ei oodanud Djokovic'i taga, aga tundub, et
tundub, et paljud kihlveokontorid küll ootavad, sest näiteks Unibetis ei saanud üldsegi panna turniiri võitja panust, see on loogiline ka, et nüüd siin need asetused muutuvad, siis kuidas sa praegu paned Rubljovi turniiri võitjaks, kui ta saab hoopis teise lahtri endale? Panna saab ikka, praegu saab isegi USA lahtiste tennisemeistrivõistluste võitjad panna osadesse kihlveokontorites, aga jah, eks nad on ka kõik ära ootaval seisukohal ja usun, et mis see on nüüd, pühapäeval on siis asi selge lõpuks, mis siis Djokovicist saab, jah? Idee poolest, jah. Idee poolest, jah. Aga ma ei tea, ma teen ettepanekul, lükkaks see Djokovici praegu kõrvale ja vaataks, mis siin tabelis on teisi inimesi ka. Tabelis on teisi inimesi ka. Kuidas me Nadali teekonda poolfinaali hindaks? Seal on kaks väga põnevat austraallast, kes on potentsiaalselt teise ringi vastased, üks Nadalile ja teine Danil Medvedevile. Danil Medvedevil siis potentsiaalselt Nick Kyrgios ja Nadalil jälle nüüd aasta alguses kuskilt välja ilmunud ja hästi tennist mängiv Kokinakis. Et need on kindlasti väga huvitavad vastasseisud kohe siin turniiri teises ringis. Esimesest ringist, mis mulle kohe silma torkas, väga kõva matš Cameron Norrie ja Sebastian Korda ja jälle näeme esimeses ringis loomulikult on alati kõikidel Grand Slamidel ja kõikidel ATP turniiridel alati on wildcard Andy Murray ja tema vastane jälle siis Gruusia esireket Nicolas Basilashvili kordusmatš. No alati sa kerge irooniaga seda Marrit tood ja sulle ta sugugi, sulle see sugugi ei meeldi, et ta jälle wildcardi saanud on, aga tegelikult on ta seda ju ennast õigustanud. Nüüd on ta ju täna mängis ennast finaali, ATP turniiri finaali esimest korda peale 2019. aastat, et päris hea soos on Marri tegelikult, aga Nadali kohta veel, kui sa küsisid siin, mida arvata, siis mina suure Nadali fännina ja kõiki need Nadali neid fännilehte ja neid jälgides, kui nii-öelda see loosimistseremoonia oli ära, siis põhipealkiri oli, et Nightmare Draw Nadal on ju, et no väga keeruline tõepoolest, kui Djokovic nüüd ära kaob siit, teeb natuke ta elu lihtsamaks, aga Djokovicini oli tal loomulikult vaja kõigepealt jõuda, et see oleks võimalik poolfinaal olnud, aga Nadali poolelt leiame siit ju Zverevi, siis me leiame sealt Hurkac'i, siis me leiame Karatševi, Katšanovi, nagu Riho ütles juba Kokinakis, et ülikeeruline, et kui Nadal siit läbi poolikusse tuleks, oleks ikka juba väga kõva sõna. Jah, ma millegipärast arvan, et ta ennast ikkagi veerandfinaali välja mängib, aga potentsiaalne veerandfinaal Aleksander Zvereviga mina julgeksin pakkuda, et see mees on üldse peafavoriit kogu turniiri võidule. Zverev? Jah. Kuigi kihlveokontorites on ikkagi Danil Medvedev, aga ma millegipärast arvan, et minu jaoks on tema number 1 favoriit. Et siis Medvedev-Zverev finaal. No see tunduks nagu kõige loogilisem loomulikult, jah. Kui Djokovic ei ole, see tundub kõige loogilisem ja kõige nii-öelda lollikindlam, jah, aga Rihoga ma suures plaanis olen nõus, aga väikese erandiga, et minu silmis ikkagi ma pean Medvedevit peafavoriidiks, aga nad on ka Kui ta Nick Kyrgiosele ei kaota teine ring. Ei, ta ei kaota Nick Kyrgiosele teine ring. Nick Kyrgios peab kõigepealt mängima, ta istus ju siin koroonas ja mis vormis ta üldse on ja kas ta üldse väljakule tuleb. See, et ta tabelis on, ei tähenda veel, et ta väljakule tuleb. Sellistest põnevastest esimese ringi matšidest saab meeste puhul minu arust rohkem rääkida. Evanskov Vään näiteks, hea matš kohe. Tsitsipas, Üümer. Ruusuvoor ja Auger Aliassim. Siin on neid matše päris palju. Kindlasti huvitav, aga kindlasti sportlikus mõttes kindlasti ei ole, aga noore prantslase Humberi mäng vanameistri kaasmaalase Gasquet'ga. Ja siin neid matše on ikka päris palju tõepoolest. Ja muidugi see Basilashvili ja Murray, see võib väge lahing tulla, sest viimati ju Murray võitis teda nüüd siin alles ja teame kõik, et 3 tundi vist kettis päris kõva lahing oli see siin. Ma vaatan üks mees, kellest tasuks veel rääkida, noor hispaanlane Carlos Alcaraz, et temal on qualifier ja siis on Fucsovic, Lajovic potentsiaalselt
teise ringi vastased ja siis on Berrettini, 3. ring võiks olla. Et ma usun, et Alcaraz on võimeline ennast siit ka veerandfinaali välja mängima. Cameron Norrie veel tema tabeli poolel ja Pablo Carreno Busta. Vaatame huvi pärast, mis qualifieri tabel teeb, et kes need on kardetavad nimed, kes sealt on tulemas. Selleks läheb natukene aega. Kukuškin, keegi Gombos Sloveeniast, Marterer, Jürgeni vastane kunagi siin Prantsusmaa lahtistel oli ju. Tšehh Matšak on pääsenud põhitabelisse, Albot, veel üks Tšehh Lehetška, jaapanlane Daniel, sakslane Hanfmann, argentiinlane Trungeliti, üks britt veel Brody, Kasah Skatov, veel üks argentiinlane Echeverri, siis on siit kolumblane Gomez või Venezuela, siit ei saa kohe lipust aru, tšiillane Barrios Vera, veel üks serblane Milojevic, veel üks tšiillane Tabilo. Elias Üümer ei pääsenud. Ja ma arvan, et seal võivad olla just need kõige ohtlikumad, need täiesti uued nimed, noored, keda võib-olla me ei ole kuulnudki ja näinud ja mõni uus Karatsev. Ja mõni uus Karatsev, täpselt nii, et siin nagu olid need 2 argentiinlast vennad, kes siin mõlemad alistasid siin, kas see oli Pablo Carreno Busta või kes siin Ramos Vinolas, üks ühel turniiril ja ühe venna käest, teisel turniiril teise venna käest, nii et siin võib-olla on selliseid noori vihaseid vendi. Ühe sellise huvitava esimese ringi matši ma siin veel leidsin, ma ei tea, kas sa seda mainisid või läks mul 8 kõrvast mööda, on kindlasti noore USA tennisisti Brandon Nakashima ja Matteo Berrettini mõõdu, et Nakashima ka ju eelmine aasta lõpp väga korralikku tennist näitas ja see võib päris valus lahing tulla, et ei ole võimatu, et siin 7. asetus võib-olla võib juba esimese ringi järel reketit pakkida. Jah, ja Jannik Sinnerist me ei ole ka rääkinud veel. Jannik Sinner siis on siis selles tabeli pooles, kus ongi Marri Basilashvili, Deminor, Ruud. Et julgeks arvata, et kõige võib-olla reaalsem veerandfinalist, isegi võib-olla reaalsem kui Ruud. Aga oletame, et Djokovic jääb tabelisse, mis on küll vähetõeline antud sündmusi silmas pidades, siis on tal pigem kerge tee veerandfinaali vist. No, Riho vaidleb küll vastu, ta on suur Sonego fänn. Ei, ta vist väga Sonego fänn ei ole, ta on Sinneri fänn rohkem. Siin on tegelikult ju veel väga kõvad nimed. Tommy Paul, kes võitis Stockholm Openi hiljuti alles, alistas oma kaasmaalase Taylor Fritzi, Oskar Otte, väga hästi mänginud ka eelmisel hooajal. Aga jah, ma usun, et ikkagi see seltskond ei ole mehed, kes suudaksid Novak Djokovic'i peatada. Et pigem võib-olla siis Alcaraz, aga oleks siit üldse kõige see, et kui Alcaraz heas vormis on. Publiki on ka raske uskuda, et ta 3 setti suudab nii-öelda pead selget hoida ja publikile jah, võib-olla ka paar Norri Korda on sellised väga head mängumehed olnud ju mõlemad siin. Norri võitis ju Masters 1000 sarja turniiri ja Korda on eelmisel aastal ka väga hästi mänginud ja võib üllatada siin. Aga jah, ikkagi, kui me räägime Grand Slamist ja 5 parem ja Novak Djokovicist, siis aga kui me räägime ikkagi Novak Djokovicist kui inimesest, kellele ka psüühiliselt need sündmused on võib-olla kuidagi mõjunud, siis on ju kõik võimalik. Kui kõik selle ära unustada, jah, siis võib-olla, aga loomulikult praegu on situatsioon teine. Ma korra veel räägin, kui Djokovicist rääkida, siis alati tasuks minu arust Djokovic'i tabeli veerandit vaadata, see suurt midagi ei anna, et ma vaataks kogu tabelit, et selles suhtes Djokovic'il ikkagi, mõistagi tema tahab ainult karikat, et selles suhtes tal ei vedanud, et Zverev et tal on nii-öelda poolfinaali vastane võimalik on Zverev ja finaali vastane Medvedev, et kui ta tahab selle turniiri võita, siis ta peab jälle need mõlemad mehed nii-öelda üle mängima, et see teeb keeruliseks. Jah, et kui nad omavahel enne kokku läheksid ja ühe välja saaksid, et selles mõttes jah. Viktoriini küsimus teile, Riho Arabiilu. Kui Djokovic ei osale, siis kui kaugele me peaksime ajas minema, et leida tabelist temast eelmine Austraalian Openi võitja?
Eelmine Austraalia Openi võitja, siis me vist kaugele peame minna. Nadali leiaks, ma arvan, sealt aastalt 2009. 10 punkti. Päris raju statistika. Millal Federer viimati? Ja Federer võitis Federer peale. võitis 17 ju. 18 viimati. 18. Ja Federer ei mängi. Okei, ma mõtlesin, sa küsisid praegu viimane, kes... Tabelisse jäänud, jah. Tabelisse jäänud, jah. Teeme ennustusvõistluse ka. Pakume, et oleks põnevam, kaugele jõuab Anett, kaugele jõuab Kaia, kes võidab naiste ja kes võidab meeste. Alustame Mihhail. Kaugele jõuab Anett. Anett jõuab poolfinaali. Kaia laekseb esimene ring. Nii, mis järgmine küsimus oli? Kes naised võidab? Naised võidab Paula Badosa. Ja kes mehed võidab? Danil Medvedev. Riho Kallus. Nii, nüüd tuleb siis nagu natuke veel suurema eksperdi, nagu mina olen veel suurem ekspert kindlasti kui sina, eks ju. Ja naised võidab Anett Kontaveit. Ja võidabki ära. No, Anett võidab ära. Sellega sa pääsesid ühest ennustusest. Et te teaksite. Mehed võidab Aleksander Zverev. Kaia Kanepi, jah. Mängib poolfinaalis Anetiga. Kerber on raske. Kaiaga on selline lugu, et kui Kaia sellest esimesest kivist peaks üle saama, mis on väga raske, siis ei tea, kuhu ta jõuda võib, ta võib väga kaugele välja jõuda. Et siis julgeks pakkuda ka, et võib siin vabalt veerandfinaali välja mängida. Mina alustan Kaiast, ma ütlen Kaia 4. ring Leila Fernandesiga. Anett poolfinaal, ma panen Anett finaal, et oleks natuke teistmoodi. Vaatame, kes talle sinnes finaali vastaseks tuleb. Oota, mis auhinnad on, Gunnar? Mõtlen välja. Coca ikka. Coca-Cola, jah. Võidab Naomi Osaka, kes on värske Forbesi edetabeli järgi enim teeniv naistennisist, olles praktiliselt pool eelmisest hooajast vahele jätnud. Enim teeniv naine üldse vist spordis. Jah, naissportlane, jah. No see on top 10 kõik tennisistid seal. Ja meestest võidab Paku midagi huvitavat. Ma pakun Rafael Nadal. Andy Murray. Hea pakkumine. Lehtmetsa rõõmuks. Nii et pärast siis arvutame need kokad siis välja. Tõmbamegi sellega saatele joone alla. 50 minutit sai siin juttu veetud, et kuidas te vaatama hakkate Openit? Kordusest või otse? Mina olen suhteliselt hommiku inimene ja mina kavatsen ikkagi selline 5-6 paik üles tõusta ja siis saab vaadata ju neid ju tihti peale kella 1-2 lähevad isegi need kõige viimased mängud välja, et jõuab vaadata nii, et saab kõrini. Ja muidugi, kui peaks Anett mängima ja tõesti või Kaia mängima ja seda mängu teaks, et seda üle kantakse, et siis ikka võiks kellaga helisema panna või mitte magama minna. Jah, ma arvan ka, et meie tüdrukute mängud ma vaatan kindlasti otse ja kõik sellised enda jaoks väga põnevad, olulised meestemängud ma ikka vaatan ka otse, aga võib-olla 2 nädalat järjest kõik otse vaadata on päris karm, et see Austraalia turniir on pikk ja need meestemängud kestavad siin võib-olla 4-5 tundi. No loodame, et Eurosport TV alt ei ole neid õigusi kuskile üllatuslikult ära müünud, et saab ikkagi Eurosport TV-st jälgida. No loodame. Aitäh kuulamast, kena Austraalia Openi algust kõigile ja kena nädalavahetust. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.